Tere päevast! Head õpilased, tere tulemast meie infotundi. Möödunud on meie distantsõppe kehtestamisest juba üksjagu aega. Pidasime oluliseks, et jagada infot, mis meil täna teada on. Teada on seda, et distantsõpe jätkub vähemalt 15. maini. Ootame infot ministeeriumist ja valitsuselt, kas 18. maist hakkab kool kontaktõppega edasi minema. Selles osas kindlat infot ei ole, nagu te olete kindlasti meediast kuulnud, et sellised otsused ei ole veel langetatud. Et täna saan mina kinnitada siin, et me töötame distantsõppe režiimil vähemalt 15. maini ja õpilased käivad siis praktikal, kes seda teha saavad. Tahan kindlasti tänada teid kõik distantsõppe pingutamise osas, et uus olukord on olnud see meile kõigile. Vaatamata sellele, et osad teist olid pahased, siis kindlasti oli vajalik see kevadvaheaeg, et me saaks natukene puhata ja ka oma asjadega edasi minna. Minu poolt selline sissejuhatus ja üldinfo kõik, et kuna teie poolt paljud küsimused puudutavad väga konkreetselt õppevaldkonda, mis ongi õige, et siis jätkab meie õppedirektor Liivi Raudsepp. Tere ka minu poolt, kaunist kevadpäeva teile ja tere tulemast taas tõesti peale kevadvaheaega siis taas õppesse ja seekord jätkame endiselt distantsilt. Nagu direktor ütles, et tänases inforuumis on meile siis teada see, et distantsõppe jätkub kuni 15. maini ja kas 18. saame jätkata ja tõenäoliselt saame jätkata ainult eritingimustel, aga kõik see peaks selguma juba ehk lähiajal. Aga ma tahaksin alustuseks hoopis selgitada veel seda, et üsna palju on avalikkuses haridusminister või erinevad kantslerid, asekantslerid rääkinud olukordi, mis räägivad pigem või annavad sõnumid üldhariduse toimetamise kohta, üldhariduskoolide toimetamise kohta. Siis kutseõppeasutuste ja ülikoolide õppekorralduses on antud päris palju otsustamisõigust koolidele ja seoses sellega siis ka et kutsehariduses on asjad natuke teistmoodi, võib-olla on tekkinud ka arusaamatus sellest üleüldises infovoos. Ma tahaksin rõhutada siin kahte olulist momenti, et tõesti kooli kutsehariduses, siis kutseõppeasutustel on õigus ise otsustada oma akadeemilise kalendri üle ja ette on ainult öeldud see, et millal õppeaasta algab ja millal lõpeb ja õppeaasta kindlasti lõpeb 31. augustil. Ja see, kuidas jaotuvad õppeperioodid, kuidas jaotuvad koolide vaheajad on kooli enda otsus ja nii ka meie tegime siis lähtuvalt eriolukorrast ja sellest distantsõppe kestusest võib-olla ootamatu kevadvaheaja, seda täitsa Kutsehariduskeskuse ajaloos esimest korda. Aga eks me selles lootuses olime, et me saame pärast kevadvaheaega juba alustada taas kooliruumides, siis paraku nii ei läinud. Võib-olla üks oluline moment on veel see, et üldhariduskoolide õppeaasta kestus on, õppetöö kestuse periood on 35 õppenädalat. Kutseõppeasutustes on see 40 õppenädalat. Juba siit tuleb ka erisus sellest, et me ei saa üldhariduskoolidega ühtemoodi siis astuda jalga ega lõpetada ka ja minna suvevaheajale ühel ajal. Ja võib-olla üks oluline moment on veel, mis eristab siis üldhariduskooli ja kutseõppeasutust ja see, mida praegu üldhariduse kohta räägitakse, kuidas põhikooli lõpetamiseks ei pea sooritama enam eksameid ja ka gümnaasiumi lõpetamine on eriolukorrast tingituna lahti seotud gümnaasiumi lõpetamisest, siis paraku kutseõppeasutuse lõpetamise tingimus on jätkuvalt kutseeksamite sooritamine.
Kui kutseeksami sooritamine ei ole võimalik, tuleb koolil korraldada erialane lõpueksam ja siin osas ei ole tehtud ka eriolukorrast tingituna mingeid möönduseid. Kahtlemata, head õpilased, teie küsimused olid ka seotud kõige rohkem, mis saab kutseeksamitest. Kõigepealt me peaksime muidugi mõtlema selliselt, et kuidas üldse saab, et millal me saame õppetööle asuda. Ootame täpsemalt juhised, et täna on siis ministeeriumist ainult öeldud, et kui õppetöö distantsilt lõpeb 15. seisuga, siis 18. maist saab toimuda õppetöö jätkuvalt ainult teatud eritingimustel. Me teame, et lubatud on ainult õppe väikerühmades, on lubatud ainult teatud arvu inimeste siis viibimine ruumides ja kas isikukaitsevahendite kasutamine tuleb või mitte, ootame ka siin osas täpsemalt juhiseid. Eks sellel aastal siis tuleb meil oma õppetöö ja eriti just lõpetamine ja lõpukursustele mõeldud siis viimased praktilised töötunnid või individuaalsed juhendamised teha kõik eritingimustel ja ka kutseeksam tõenäoliselt saab olema eritingimustel. Meil on täna teada seda, et ka kutseandjatega on suheldud ja tõenäoliselt toimuvad kutseeksamid samuti ainult väikerühmades, mis tähendab seda, et eksamite korraldus läheb oluliselt keerulisemaks. Kas eksamid toimuvad virtuaalsel teel või mitte virtuaalsel teel, selle üle otsustab ilmselt suures osas ka kutseandja. Tänaseks ei ole täpsemalt teada, kuidas ka eksameid läbi viima hakatakse. Ja nii ongi võib-olla kooli siis seisukohalt prioriteedid lähiajaks sellised, et pärast 18. maid, kui ikkagi pääseme kooli, siis prioriteet on, et lõpukursused viia lõpetamiseni, et õpiväljundid saaksid kõik saavutatud. Selle eest seisavad hea muidugi erialaosakonna juhid, kes täna analüüsivad iga eriala, iga õppegrupi võimalusi veel praktilisi töid sooritada koolis ja kindlasti see info teile tuleb veel enne 18. maid, kuidas kõik toimuma hakkab. Teine prioriteet on kindlasti see, et me tahaksime nende õpilastele, kellele distantsõpe ei sobinud või kellel jäid olulised lüngad teadmiste või oskuste omandamisel, neile pakkuda individuaalset õpet ka pärast 18. maid, seda kooliruumides. Ja vähendada seeläbi võib-olla seda mahajäämust ja väljalangevust, mis kindlasti võib sellel aastal meil ebameeldivalt üllatada. Me teeme kõik endast olenevalt, et seda juhtuks. Ja kolmas prioriteet on ka praktilised tööd. Väga palju oli ka teil küsimusi selle kohta, et kuidas läbi viiakse ikkagi praktilised tööd, siis ka selles osas praegu on saanud osakonnajuhid ülesande, et nad analüüsivad, millises mahus on võimalik pärast 18. maid jätkata ka praktiliste tööde teostamist kooli õppetöökodades. Teatud juhtudel see on ilmselt võimalik, teatud juhtudel mitte. Ja sellest tingituna võib tulla ka olukordi, kus mõned õppegrupid tegelikult saavad võib-olla minna suvevaheajale juba juunikuuses, aga peavad hoopis tagasi tulema augustis oma praktilist tööd teostama. Aga see info me koondame selle kõik kokku, analüüsime, millistel võimalustel on see kõik teostatav ja täpsem info tuleb juba osakondade kaupa. Ma tahaksin
siis nüüd üle vaadata või järjest ka teie küsimused, mis mul siin laual on, et kui laias laastus kokku võtta, siis küsimusi tuli päris palju ja aitäh nende eest. Üks põhilisi küsimusi oli muidugi see, et millal saab kooli ja see tegi mulle rõõmu. Ja nagu ma ütlesin, siis ootame ära enne 18. maid kindlasti mitte, aga siis ka ainult teatud eritingimustel, nii et võib-olla traditsionaalne õppetöö saab alata alles 1. septembrist sellel aastal. Ja edasi võib-olla siis mõne sõna veel nendest küsimustest, kui need kõik kuidagi kokku võtta, kahtlemata kõigile küsimustele ma siin ei jõua vastata ja mis on väga erialaspetsiifilised, siis ma palun seda teha osakondade juhtidel. Et näiteks siin, et kuidas toimub praktika mööblidistleritel või spa-teenindajatel, et kõik sellised küsimused lähevad juba osakondadele vastamiseks. Aga üldistatult siis võib-olla veel see, et küsimused olid siis, et kas viimane õppeperiood lükatakse edasi uude õppeaastasse. Et meil on praegu laual selline versioon, et me midagi edasi ei hakka lükkama uude õppeaastasse. Me püüame ikkagi selle õppeaasta lõpuga saavutada kõik need eesmärgid, mis selleks õppeaastaks ette olid nähtud. Kahtlemata seda eritingimustel ja oluline ei ole võib-olla siin see, et kui palju ühes või teises õppeaines oli tund ette nähtud või ühes või teises moodulis. Olulisem on õpiväljundite saavutamine. Ja mul on hea meel, et kutsehariduses on see õpiväljundite teema alates 2013. aastast juba aktuaalne, et enam ei ole oluline tunnid ja mahud, vaid oluline on õpiväljundite saavutamine ja see loob võimaluse ka väga individuaalseks õppeks. Ehk õpilased, kellele õpiväljundid saavad saavutatud, saavad siis ka lühema või pikema ajaga minna suvepuhkusele ja seda me siis sellel aastal püüame eriti rakendada, teha alustust siis nagu meie kooli arengukavas ka on minna üle juba individuaalsetele õpiteedele. Nii et siit ka omamoodi üleskutse, et kõik õpilased peaksid praegu hoolega pingutama, et ära likvideerida oma õppevõlgnevused. Seda suurem on tõenäosus, et teid lubatakse ka varem suvepuhkusele. Edasi on küsimus, et miks meie suvevaheaeg ka väheneb, ma juba seda alguses ka selgitasin, et suvevaheaega me kuidagi vähendada ei saa, et seadusest tulenevalt on ikkagi koolil kohustus 8 nädalat võimaldada vaheaega ja tegelikult sellest juba vaheajast osa oleme ka juba kätte saanud ju talvise koolivaheaega, nii et osa peab kindlasti mahtuma suvisesse vaheaega. Ja kui kellelgi tulebki augustikuuses võib-olla õppetööd jätkata, siis kindlasti peab juuni ja juulikuu olema vaba, et te saaksite siis oma ette nähtud suvevaheaja kindlasti kätte, aga siin siis väga individuaalsed ja paindlikud võimalused ja erialati väga erinevad. Küsimused, mis saab välispraktikatest? Kahtlemata kõik välispraktikad on lükatud edasi määramata ajaks. Ja millal taas hoogustub välissuhtlus, on raske prognoosida, eks me isegi ootame pikisilmi ju piiride avanemist, aga raske öelda, millal see juhtub. Ja kui kellelgi jäi kuskil pooleli ka mingi välispraktika, siis kindlasti tasuks ja saab seda võib-olla ka siis suheldes virtuaalsel teel oma praktikakohaga ikkagi saada siis infot selle kohta, et kas see sai arvestatud või mitte. Siis on küsimus ka riigieksamite kohta. Meil on praeguseks teada siis see,
et sellel aastal tõesti riigieksamid ei ole nii üldhariduskoolides kohustuslikud enam, et kui ka kutseõppeasutuses pole ta nagu varemgi olnud kohustuseks, see on vabatahtlik, see on igaühe enda soov. Ja sellel aastal toimub siis 2 riigieksamit, et see on eesti keele ja matemaatika riigieksam. Olen näinud ka kuupäevi, veel pole need kuupäevad kinnitatud, aga see saab tõenäoliselt olema mai lõpus ja juuni alguses. Eesti keel oli 29 mai ja matemaatika riigieksam praeguseks planeeritud 5. juuni, aga kahtlemata saavad need riigieksamid, nagu ma ütlesin, toimuma ka eritingimustel ja ainult väikestes rühmades. Kahtlemata on see väga keeruline ja täpsemaid juhiseid veel kool pole ka saanud. Ja kui on ikkagi huvilisi, siis meie omalt poolt seisame ka selle eest hea, et pakkuda siis ka võimalust konsultatsioonideks ja valmistumist nii matemaatika kui eesti keele riigieksamiks. Siis järelvastamiste kohta on mul öelda ainult seda, nagu ma juba ennem ka ütlesin, et palun võimalikult kiiresti tegeleda oma õppevõlgnevuste likvideerimistega. Meie kõigil õpetajatel peaks olema siseveebis konsultatsiooni aeg ja need peaksid olema virtuaalsed praegusel hetkel. Tõenäoliselt pärast 18. maid või siis mõne aja pärast veel hiljem avaneb meil ka võimalus ikkagi korraldada teatud konsultatsioone ka kooliruumides, sest kõigile ja see virtuaalne võimalus ei ole sobilik olnud, siis seda juba, selle kohta kindlasti info tuleb ja meil on siis plaanis võimaldada järelvastamisteks, konsultatsioonideks kindlasti õppijatele aega ja seda siis veel juunikuuses, et saaksid õppevõlad likvideeritud. Ja küsimus oli ka kaitseväeteenistuse kohta, mul on selle kohta raske vastata, ootame siis samuti üleüldiseid juhiseid. Kui kutseeksam jääb sooritamata ja tuleb kaitseväeteenistusse minna, siis aasta jooksul on õpilasel ikkagi võimalus tasuta sooritada oma kutseeksam, nii et seda saab siis, kui mitte sellel kevadel, siis veel järgmisel kevadel sooritada. Ja hetkel mulle tundub, et me laias laastus oleme läbi käinud kõik küsimused, mulle hetkel ei meenu rohkem. Ja direktor korraks... Oli vist korraks üks küsimus ka, kui õpilane on riskigrupis. Aha. Ja, et kui õpilane on riskigrupis ja ta ei saa ega taha praktikat või praktilist tööd või siis ikkagi tulla kooliruumidesse, siis kahtlemata kedagi me kohustada ei saa seda tegema, aga arvestada tuleb sellega, et see on nagu iga teine õppevõlg, mis tuleb varem või hiljem ikkagi likvideerida ja siin mööndusi ei ole. Muidugi me omalt poolt teeme kõik, et kellegi tervist me ohtu ei sea ja pigem vastutame meiega selle eest, et meil oleks siis olemas piisav hulk isikukaitsevahendeid olemas ja ka siis kooli puhtuse eest kahtlemata. Täpselt nii, et suur tänu küsimuste eest, suur tänu Liivile vastuste eest, et nagu siin on korduvalt kõlanud, et kui me saame konkreetse info, et kuidas võiks 18. maist meie koolis õppe minna edasi, siis me kindlasti jagame seda. Täna töötame siis versioonis, et vähemalt 15. maini oleme distantsõppel ja kui on infot, siis jagame, et kindlasti teile õppige, hoidke üksteist ja järgige reegleid. Ma ütlen veel korra, et küsimustest me paneme kokku ka korduma kippuvad küsimused, et kui jäi mõni küsimus ka vastamata, siis kordumata kippuvate küsimuste alt te leiate ilmselt
kõigile küsimustele siiski vastused või on need väga erialaspetsiifilised, siis vastab sellele juba konkreetne osakonna juhataja. Aitäh ka minu poolt ja jätkame õppetööga distantsilt praegu. Ja aitäh, edu meile!